tere tulemust Vaiksesse Rapla linna. Tänaseks probleemiks on külarahva mure seoses kartulikaldusega. Metsarahvas on ka tulnud asja uurima. Meid kutsus kohale kohalik talupoeg Peedu, kes on kannatatud saagi nappuse all juba mõnda aega. Meil on täna siin suur probleem. Meil ei kasva kartul. Me oleme pool aastat perega söönud kivi juba. Vaadake, kivi. See ei ole normaalne. Mu lapsed on juba normaalkaalus. Juba 3 aastat, see ei ole aktsepteeritav. Minu arvamist mööda peaks tulema siia keegi probleemi lahendama. Ise pakun, et see probleem tuleks ära lahendada ja ise arvan, et seda peaks lahendama minu poeg, kes õpib juba mitmendat aastat vegetatiivset kartulite sugu paljunemist. Nagu näha, maa on tõesti külvikõlbmatu ja kartulit mingit moodi siin näha pole. Aga on näha vaid karu ja vaatamegi, äkki saab ka temaga lähemalt rääkida. Karu on oma töö siin teinud ja läheb tagasi metsa oma igapäevatoimetustega tegelema. Aga meie jätkame tähtsamatel teemadel. Probleemi olemust kommenteerib lähemalt saksa teadlasest õppejõud Heinz. Jawohl, Kommandant. Das ist mein Panzerkraftwagen. Und das Ortvizium, das ist so weit weg. Schnell. Teadus on väga tähtis. See on scientifiline. Igaüks peab meist teadust tegema. Teadus, see viib edasi. Ja siit tuleb meil appi nüüd pendlimees, tõsielustar ja bioloog Endel Kesk-Eestist. Tere! Nagu te teate, mina olen Endel. Te olete kindlasti mind näinud paljudes teleseriaalides, nagu Sokivahetus ja rohkem saateid ei olegi. Äkki me läheksime natukene eemale. Nii, nüüd me oleme ohutumas kohas. Üks hetk. Kui te mõtlete, miks mul tahvel on kaasas? Põhjus on väga lihtne. Täna oli minu elus teine õnnepäev. Ma leidsin selle nii-öelda konverentsilt. Seal oli söögipaus. Ja siis ma mõtlesin, et ma võtan selle kaasa. Oih, ma läksin jälle teemast natukene kõrvale. Nagu te näete, mul on kaasas minu imeline sau. Ja nagu ma aru saan, siis külarahvas soovibki just minu võimeid kasutada, et lahendada see probleem. Kadrik, kakta ette olla! Kas võtad kartu ära? Oi, kak! Kadrik, kandid, üdravette maavile! Nii, nagu Sokk näitas mulle, tegelikult ma näitan teile ise, mis ta näitas mulle. Nii, ja Sokk näitas mulle, et nagu kui see on mägi ja siin on kartulid. Nii teeme neid siia paar tükki. Ja kui kartulid on mäe sees, siis gravitatsioonijõud on 10. Ja 1, 2, 3, 4, 5 korda 10. Kas see pole mitte arusaadav? Kas te ise ei tule selle peale? Vastus on Karu tegi seda. Karu söi kõik kartulid ära. Karu on selles kõiges süüdi. Ja siin ongi meie kõige suurim kurjategija, karu. Ja ta jookseb ära. Ja kuhu ta jookseb? Ja kas ta saab päästetud? Kes päästab ta?
sellele küsimusele vastab Toivo. Toivo tuleb meil appi Kodutunde saatest ja ta on päästnud mitmeid inimesi. Ja nüüd, kas ta päästab ka meid? Ta võtab relva ja vaatame, mis nüüd saab. Kas Paru pääseb? Nagu näha, Karu ei pääsenud ja päev on päästetud.